ma ei plaaninud, aga ma lihtsalt võtsin selle kaamera kätte. Ma ei tea, kuhu see video jõuab, aga me alustame uut vlogi. Ja te saite viimase vlogi detsembris. Täna 1. märts. Me ei räägi sellest. Ja Mandjopi video on ka veel tegelikult tulemas kunagi. Aga mis täna ma käisin pesus ära. Kell on siuke 2. Ja me lähme täna ühte võistlust vaatama. Ma ei tea, palju sealt contenti tuleb. Tuvalkonnad raudis võitis ja tuli Eesti meistriks kehakalus tuli 80 kilo. Sander! Aga ja homme on mul eesti keele proovieksam. Nii et wish me luck. Aga rohkem nagu ei olegi midagi või nagu või jah, ühesõnaga ma loodan, et sellest videost tuleb midagi välja ja et te saate lõpuks uue video. Nii, guys, me teeme vapu pilti. Ma nii kaua seletan teile, mis toimub. Meie oleme poe ukse taga. Me ootame tegelikult koopikaarti. Ühesõnaga, meie käisime Sandri võistlusi vaatamas. Kaua te teete seda pappu pilti? Meie käisime Sandri võistlusi vaatamas ja Sander võitis ära ja sai oma kaaluklassis Eesti meistriks. Ja meil oli niimoodi, et kui me seal kohapeal olime, siis me täiega karjusime. Ma võin siia klippi jätta. Me täiega karjusime, siis me järsku nutsime nagu rõõmus, sest ta on nii tubli, ta on nii kaua seda tahtnud ja vaeva näinud. Ja siis me nagu rõõmustasime, siis mul tuli idee, et me võiks Sandrile siis üllatuse teha. Et ma lasin siis ühel tüdrukul poest lilli tuua, tordiküünlaid ja tegelikult 2 ja õhupalle. Nii, mina teadsin, et Coopis on praegu need tulbid 90 senti kimp on ju. Sest ja siis ma veel küsisin Lisetega, käisime üks päev ja siis ma küsisin veel Lisetelt, et kas ma peaks endale ostma, et need on nii ilusid ja need maksavad nii vähe on ju. Ja siis ma ei ostnud ja siis ma teadsin, et need on nagu 90 senti kimp on ju. Ja siis tüdrukud tulevad tagasi, arve on 40 euri. Vennad ostsid mulle kõige kallimad lilled, mis üldse poes on. Ühesõnaga õhupalli, nii et nad unustasid üldse osta. Nüüd me oleme uuesti poes, et siis uuesti õhupall. ja ostsid endale. Nad ostsid endale 10 eurist asju. Ühesõnaga, ma olen nüüd rahast lage. Pankrott. Mul on pankrott. Mirtal maksab nüüd meie õhupallid kinni. Mul on pankrott. Ühesõnaga, ma olen puruvaene ja 40 euri lillede peale. Aga samas Sander on väärt seda. Sander Eesti nimel nagu ikkagi selles mõttes Sander on väärt seda ja Sandri nimel ma võin kulutada see 40 euri. Lihtsalt see olukord on nii tobe. Ühesõnaga, et #Coop by the way. et selles mõttes nagu Sandri nimel on see nagu okei, et see on nagu ilusad lilled on ja värk, aga lihtsalt see, et need lilled niimoodi, et see nii valesti läks, on nagu natuke halb. Ja nüüd me ootame koopikaarti ja me lähme ostame oma õhupallid ära. Nii et ja, ma update'in hiljem. Heipa, täna on esmaspäev ja kell on, ei tea. Ja mina olen kodus, mina käisin koolis juba ära. Mina tegin täna eesti keele proovieksamit. Ma loodan, et läks hästi. Ma pigem tunnen ennast nagu, ma ei taha öelda, et kindlalt hästi, et mul ma saan 5 on ju. Ei. Kuna ma magasin öösel nagu super halvasti, siis ma ei tea, kas see nüüd kuidagi mõjutas minu seda nii-öelda töö tulemust, aga ma loodan, et ei, sest ma andsin endast parima. Ja siis pärast eksami tegemist sain koju ja nüüd ma olen kodus ja nüüd ma teen enda seda bullet journali märtsikuud praegu. Ja rohkem nagu väga ei olegi. Kirjandi me kirjutasime mingi aeg. Me oleme vist 3 kirjandit kirjutanud, tegelikult vist 4 isegi.
ja meie viimane kirjand oli teemal, mis seob mind Eestiga. Ja mina sain vist ainukesena selle kirjandi sisu eest maksimumpunktid. Ja tänane kirjandi teema oli mina ja loodus. Ja selles mõttes mul on nagu hästi hea meel, et mind on õnnistatud kirjutamisandega. Ma oskan väga ilusti kirjutada. Nii et ja selles mõttes on mul hästi. Ja täna vist rohkem plaane nagu väga ei tea, et oleks. Ma homme olen kodus, mul on homme iseõppepäev. Kolmapäeval on matemaatikaproovi-eksam. Homme ma vist ikkagi käin korra koolis, sest meil on nii-öelda see eksami konsultatsioonitund, kes tahavad minna ja ma arvan, et ma lähen. Sest see on tegelikult ikkagi hea võimalus nagu korrata asju. Ja nagu kui siuke võimalus on, siis mina ikka lähen. Ja ega vist väga midagi rohkem ei ole. Lihtsalt teate, et ma olen elus ja ainuke mure ongi see, et ma magasin millegipärast nagu väga halvasti. Ja ma arvan, et see ei ole sellepärast, et ma mingit hirmu tunneks, sest ma ei tundnud väga hirmu selle eesti keele eksami, proovieksami osas. Või nagu, ma nagu ei kartnud seda, sest mul ei ole mõtet nagu iseennast nii-öelda närvi või stressi ajada sellest. Ma üritasin seda võtta nagu chillilt, üritasin võtta seda võimalusena, saada teada, mida ma oskan, mis vajab mulle harjutamist. Ma ei tundnud, et see on siuke asi, mida ma peaks nagu meeletult kartma. Ja ma arvan, et ma sama strateegiaga lähen ka päris eksamile vastu. Kuigi päris eksam on nagu ikkagi nagu tähtsam on ju mingil määral. Aga ikkagi, et nagu, et mu mindset oleks suht sama, sest ma ei kavatse nagu päris eksamil ka ikkagi nagu üle narveerida ja kuidagi ennast stressi ajada sellest. Nii et ja, siis ma vaatasin enda Apple Musicu seda veebruari räppi ja kui ma jaanuaris kuulasin Sammi mingi 950 minutit, siis nüüd veebruaris kuulasin ma Sammi 2500 midagi minutit. Ma ei tea, mitu tundi see teeb. Aga päris palju. Ja niimoodi me järjest tõuseme. Ühesõnaga, hetkel rohkem midagi ei ole. Kui midagi on, siis ma update'in teid ja näeme teiega mingi hetk. Hello, täna on 4. märts, ma oletan. Või noh, ma suht suuren tõenäosusega on. Ma ei ole 100% kindel, aga kell on, ma oletan siuke 12 midagi ja mina käisin koolis ära. Meil oli täna matemaatikaproovi-eksam. Ma loodan, et mul läks hästi. Ma ei haibi ennast üle sellega, et mul läks nüüd super hästi. Kindlasti mitte, vaid ma üritan olla positiivne. Ja see on minu peamine eesmärk. Kui ma olen positiivne, on kõik hästi. Eesti keele oma oli esmaspäeval, aga sellest ma vist teiega juba rääkisin ka. Ja ma tulin nüüd koju ja mõtlesin teiega natuke jäpata, sest muidu siin videos lihtsalt midagi ei toimu. Võtan koos teiega magneesiumit. Ma võtan magneesiumit nüüd ise lisaks nagu enda valikul, sest mul on kogu aeg ühes sääremarjas krambid ja mul on ilmselt nagu mingi magneesiumi puudus ja siis ma võtan magneesiumit. 3 korda päevas peab võtma. Mul läheb kogu aeg meelest ära, aga ma üritan. Siis me käisime eile Britiga poes, kleidipoes, lõpukleiti vaatamas. Ja me tulime sealt ühe kleidiga ära. Me ei tea, kas see jääb lõplikult minu lõpukleidiks. See on siukene naturaalne, aga ta on hästi ilus, ta langeb hästi ilusti. See on siukene, millega ma saan, nagu kui me leiame nüüd parema kleidi, et ma saan siis selle kleidiga nagu käia ka kuskil mujal. Et ta on selline, aga ta on nagu ilus ja viisakas ikkagi nagu selles mõttes lõpetamise mõttes ka. Ja nüüd me hakkame mu päevikusse, mille Mirter mulle andis, kirja panema igasuguseid asju, mis tulemas on.
tänase päeval oli mataproovi eksam. Täna oli ja täna on 4. märts. Nüüd julgen väita. Ühesõnaga, jaa. See õues on nii ilus ilma. Õues on õues on nagu tuul, on ju. Nii, ja õues on tuul. Aga nagu see, kui nagu ilus on, nagu lund ei ole, päike paistab. Ma lihtsalt läheks nagu jalutaks. Mis Loki ei ole halb mõte, sest ma võib-olla lähen jalutan. Aga ma tahaks endale nagu kohvi kaasa teha ja jalutada. Oh my god. Kuhu ma jalutan? Ma ei tea. Aga ühesõnaga. Planeerime, toas on ka kevad. Planeerime, ma panen oma asjad kirja ära ja siis vaatame, mis edasi saab. We go to a party and everyone turns to see this beautiful lady who's walking around with me. And then she asks me, do you feel low? Nii, hello, meie oleme koolis ja meie saame täna oma eesti keele proovieksami pooled tulemused. Õigekirja ülesanned, eesti lugemise ülesannedest. Mis sa arvad, mis sa saad? Mingi 70%. Ei ütle. Palju see kirjand on? 40. Siis ma arvan, ma saan mingi 35 punkti. 45. Okei, no ma arvan, mul läks suht hästi. Ma arvan, et ma saan siuke 67. Ma arvan, et ma saan siuke 68 punkti. Me pärast anname teada, kuidas me päriselt saime. Ja miks ma siuke... 100 minust 40, 60 sul ei saa olla, kui kirjandit ei ole. 60 on maks ja... No 58. Ma arvan mingi 49. 49. Okei. Pinge on suur, väljas UV on 2 praegu, tahaks päikest ei ole, see on 14. Oota, kus see päike? Mis 14? 14. Kus see päike? Ei, praegu on UV2. Ei ole. Vaatsid või? Jaa, UV2. Nii, me vaidleme. Ühesõnaga, meie eksam, me näeme oma eksam. Ma näen oma teste. Laua peal. Vaata, ma saan vähemalt 50. 49. Ma ei mõtle, mis mu numbrid siin käri. Mingi 50. Me loodame, et me anname teile ka teada. Nii, tund on läbi, meie kertuga lähme koju. Mu pats on jätkuvalt väga hull, aga ma ei tegelenud selle koha peal. Nii, kõigepealt ma arvasin natukene paremini, aga mul läks üllatavalt hästi selle kohta, mis mul oli. Ma ei mäleta, mis ma pakkusin. Ma sain 20, kokku ma sain 50,5. 60. See on päris hea. Mina sain vist kokku 45. 60. Ja ma ise pakkusin 58. Vaata, ärge hinnake ennast üle. Ütlen ma teile. Aga ei, jah. Väga hästi läks isegi kirjand. Noh, ma arvan, et kirjandiga mal läheb hästi. Ja, sest meil oli teemal, mis seob nüüd eestiga kirjand. Ja ma sain sisu nagu makspunktid. Nii. Ma vist rääkisin neile ühe korra, et mul on nagu ülihea kirjaoskus, nagu ma võin niimoodi jäpata ja niimoodi kokku luuletada, et oi. Nii et mind on õnnistatud sellega, aga väljas on väga ilus ilm, mulle väga meeldib. Jaa, kevad, satru kevad. Lirts-plärts, käes on märts. Vot, ega rohkem olegi, meil on trenn täna ja mitte meil, vaid mul. Kertul on muusikakool. Vot, eks ma update'in teid, kui midagi on. Tere hommikust, täna on reede ja mina olen Lisetaga ütled tšau vlogile. Mina olen Lisetaga hetkel linnas ja Liseta läheb kohe bussi peale ja mina ootan Kertut, sest meie lähme koos kooli. Nii et jaa.
ja täna lõpeb suht vara, mul on ainult 4 tundi. Mis hetkel on 6. Noh, 5. on poole rohkem tunde kui 9. Nii et nagu issand, mingid pompsid vahivad. Väljas on suht ilus ilm. Päike paistab ja mis sa vlogile öelda tahad? Midagi. Nii et jah, ega midagi rohkem ei olegi. Eks ma teiega räägin mingi hetk. Tšau! Hello! Tahtsin teiega natuke jutustada. Väljas on nii ilus ilm. Ja ma ei suuda nüüd otsustada. Kell on mingi 11:40 midagi. Ja mul on kool läbi täna. Ja praegu päike räigelt kütab mul tagant kukalt. Aga ma mõtlen, kas ma lähen nagu full jala koju või ma lähen ainult nagu kesklinna jala ja nagu linnast bussiga. Ma ei suuda otsustada. Nädal on peaaegu jälle läbi. Noh, koolinädal nüüd ongi. Aga tänaseid toimetusi veel on teha. Mul on individuaaltund ehk siis flööditund üksinda. Ja siis on bänd. Juheni koos. Selles mõttes pole nii kaua vlogid teile. Et te saite viimase vlogi detsembris. Täna saab 3 kuud viimasest vlogist mööda. Jah, andke andeks, ma korvan teile selle, ma luban. Aga ma räägin, mul on hästi nagu siuke kiire periood olnud. Nagu proovieksamid olid. Matemaatiaproovieksamil läks üpris halvasti. Ühe ülesandest said makspunktid. Ja pigem ikka läks halvasti, jah. Noh, ühesõnaga, sellest me ei räägi. Eesti keel läks natuke paremini, aga see on loogiline. Eesti keel on parem mul ka. Appi mu käsi sureb ära, sest kaamera hoidmist peaks endale selle selfie pulga ostma. Aga ei. Ühesõnaga, ma lähen koju, tahan kohvi. Siis ma ei teagi, mis ma teen. Võib-olla panen telekast midagi käima. Kas ma teile seda rääkisin? Oota, ma räägin oma esimese juttu ära, et ma räägin teile teist juttu. Et ma panen telekast midagi käima ja hakkan videot juba vaikselt otsast monteerima. Mul on pärast lihtsalt lihtsam. Kui ma nagu kogu videot hakkan üles panema, et monteerimist enne nagu ma teen endale lihtsalt elu lihtsamaks. Ja teine jutt, mis ma rääkida tahtsin. Kas ma teile rääkisin juba, et ma lähen... ma ei jaksa rääkida. Inimene tuleb. Oodake. Nii, kas ma teile juba sellest rääkisin, et ma lähen Voko avatud ustepäevale. Aga ma ei kavatse Vokosse nagu kooli õppima minna, vaid Sam nagu räägib oma eluteekonnast Vokos tollel päeval. Ja siis ma lähen selle pärast, ma pean koolist puuduma selle pärast. Aga samas ma arvan, et see on nii väärt seda. Nagu siis kõik, kes vaatavad mu videoid ja see aasta põhikooli lõpetamas on ja gümnaasiumisse astuda tahavad, siis 10. märtsil, ma nüüd ei tea, kas ma jõuan selle video enne üles panna, kui 10. märts kätte jõuab või mitte. Aga mina annan teile info, et oi. Issand, siin on nagu pori uisuvälina. Ma oleks niimoodi matsu pannud. Oi. Ühesõnaga, et kuidas ma siit ära saan? Oodake. Soonaema. Et ühesõnaga, et 10. märtsil on... Oodake. Vaat nüüd on see, et ma olen juba kesklinnas ja ma saan filmida, aga 10. märtsil on YouTube'is veebiinfotund kõikidele põhikooli lõpetajatele, et saada informatsiooni, kuidas hakkab välja nägema sisseastumine. Ühesõnaga, kui te seda
kui see vlog läheb enne üles, siis soovitan vaadata, kui ei lähe, siis kahju. Aga jaa. Ja siis jah, ühesõnaga, siis 11. märts on Tamme avatud uksepäevad, kuhu ma lähen. Ja Petersonis, kuhu ma minna nagu õppima tahan, vist avatud uksepäev ei ole, ma sain aru. Või noh, nagu ma peast ei tea, aga keegi ütles mulle, et ei ole. Nii et jaa, vot, sellised jutud teiega. Ja näeme teiega kunagi hiljem ja mu buss. Ma nüüd jooksen. Nii, mul läks üks asi meelest ära, mis ma teile rääkida tahtsin. Kui te teate sellist tüdrukut nagu Raelin, ma ei tea, kas te olete näinud TikTokis, YouTube'is. Ühesõnaga, Raelin kolis Tallinnast Tartusse ja kuidagi sattus nii, et Raelin elab minu kõrval. Ja mina üks päev läksin poodi, Raelin kõndis mulle vastu ja selles mõttes Raelin teab, et me naabrid oleme, et me mõlemad YouTube'i teeme ja TikTok'i teeme. Ja nagu selles mõttes, noh, ta teab mind. Ja ta tuli mulle vastu, üks päev, kui ma poodi läksin ja ta niimoodi naeratas mulle. Ja siis ma naeratsin vastu ja siis, see oli kolmapäeval, tulin koju, Raelin vist hakkas kuskil minema, seisin maja ees. Ja siis ta ka naeratas mulle. See on ülilahe, nii et ma teen väikse shoutouti Raelinile. Kõik, kes Raelinit ei subscribe YouTube'is või ei follow TikTokis või Instas, siis minge tehke seda. Raelin jagab üliägedat sisu ja ma jätan teile lingid ka descriptionis. Nii et jaa, selline väike jutuke teile. Aga ma olen kohe kodus. Hello! Täna on pühapäev, ma korra panen ukse kinni. Ma koristan praegu, mu laud on vales kohas, sest ma kraabin akna pealt teipi maha. Ma pesen aknaid ja siis varsti me hakkame Korea sööki tegema. Ja siis, mis siis veel? Siis õhtul lähen shoppama. Ja ega vist midagi rohkem ei olegi. Ja Jančik tuleb ka. Nii et jaa, rohkem praegu teile midagi ei ole. Tere hommikust. Tegelikult kell on mingi 7:30. Aga teil praegu ilgelt vedas, et mul oli meeles, et ma vlogi teen. Sellepärast, et ma ei oleks muidu Get Ready With Meid filminud. Aga põhimõtteliselt jaa. Väike Get Ready With Me. Ma ei tee mitte midagi enam väga oma meigiga. Ma isegi ei pane seda kontuuri enam. Vaid ma lihtsalt kuulutan ripsmeid ja mingi teen midagi. Natuke kulme nagu trimmin, nagu tõmban keeliga üle. Ma ei saa väga kõvasti rääkida, sest ma tulin tuppa ja ma pidin reaalselt püksid täis tegema. Sest Kalver magab mu voodis. Nagu ma tulin tuppa ja ma ehmatasin ära, et mingid plätud olid mu voodis. Ja siis ma vaatasin, et Kalver magab. Nagu mul on uued kaaned, nii et püsib nüüd väga halvasti. Sest te ligisete ära. Aga ma arvan, et see on okei, kui te seal olete. Ühesõnaga jaa, nii et ma ei saa väga kõvasti rääkida. Mul on väike mure. Magab jälle. Näe, Anne tuli ütleb vlogile, tšau. Tšau. Ja siis jah. Mul on keemias täna kontrolltöö ja inkas test. I'm not ready for that. Eva? Ilust. Me ostsime nüüd Tallinnast Perskast. Perskas on e-pood ka, aga... Kallid. See on nagu mingi Shein. Sinsei. Need on tema seda. Teil on nagu eraldi ikka. Jah. Siin on tema. Päris lahe, noh. Jaa. Päris ilus oled.
aitäh, sa ka. Tee ka. ka just nii tee sa. Janne, kas sa viitsid mu päevikku tuua või? Kus? Laua pealt. Ja seal kõrval peaks kohe pinal olema. Võta sealt üks pastakas must. Päevik on see päevik. Miks sa päevik kasutad? See on crazy. Mul on nii Kuna palju. ma päeviku ma lõpetasin 3. klassis. Ei, see on märkmikkeelt. Ma ei kasuta. Valesti ütlesin jah. Tahtsin siia panna. Kolmapäeva. Mis sa paned sinna? See on vaja juurde panna. Mis see oli? Ühesõnaga. Oi. Räägin teiega hiljem, kui meik valmis on. Ja näe, see magab seal. Nii tead. Hello! Tänan. Ma just hommikul rääkisin, aga muidugi rääkisin. Ma tegin Get Meet teile poolenisti. Aga ma ei käinud täna Krunniga poes. Koolis. Ja siis kõnnin praegu koju, linna. Saan linnas siis ettega kokku ja siis me lähme koos koju. Siis õhtul lähme me shoppama. Ma tahan endale mantlit ja mul on vaja uusi koolisisekaid. Nii et jaa. Sellega on põhimõtteliselt hästi. Ja siis vahepeal ma õpin. Sest meil on homme füüsika. Füüsika on meil hästi nii-öelda põhjalik õpetaja. Et me peame oskama asju. Ja siis ja siis midagi bioloogia, siis tuli ka midagi õppida. Rohkem midagi ei olegi praegu. Täna läks enam-vähem hästi. Ja. Ripsmeid ma eile ei pannud, sest ma ei oska panna seda ühte ripset, vaid ma oskan tutikuid panna. Aga see, oi, politsei. Aga selle valguse käes on mu silmad nii ilusad. Vot, ühesõnaga, näeme teiega millalgi. Meie oleme minema shoppama ja meie ootame Britti. Ja siis pärast ma loodan, et meil on poes meeles midagi filmida. Ja kui ei ole, siis te näete hiljem Hauli loodetavasti. Näete, ma näitan teile, see on meie üks pätipoiss, mida ilgelt kiusame. Nagu räigelt selle bloogi. Mis on emotsioonid kevadest. Vaadake, asfalt. Ei ole mingi mõttetu plögalumi, mida me oma jalgal ei tunne. Emotsioonid. 6, 7. Ei. Okei, arreteerime tema. 23. Tantsi nüüd. See läheb vlogi. Vlogi, pane kinni. Ma panen küll selle vlogi. See on see üks inimene, kes ei oska õigel ajal panna videot kinni. See on see üks inimene, kes tänaval tantsid nagu imelik. Või kuidas sa kommenteerid? Kommentaar. Pole kommentaari, jah? Okei, väike twerk. Sam õpetas punasel vaibal twerki teha, nii et... Super! Ja teie nimi? Jaanus Meidla. Oh my god! Ma ei olegi just teile täna filminud. Ja ma unustasin teile eile oma jalanõude Hauli ka filmida. Ja mul ei ole ka teile näidata neid, sest need on nüüd koolis. Aga inimesed tuleb tagant. Praegu on õues sittakanti ilusilm. Soen.
nagu mulle nii väga meeldib. Mul on päikseprillid ka kotis tegelikult, aga päike pole nii hull, et mul neid hullult vaja läheks. Ja et jah, siuksed on lood. Täna on vaba päev, ei ole. Ma panen piipu siia, sinna. Täna on see, ma ei pannud tähele ka, et ma ropendast. Ühesõnaga, täna on see infotund põhikooli lõpetajatele. Ja jah, nii et ei ole siin midagi vabana. Ja siis homme on tantsuklubi ja Tamme avatud usepäevad. Äkki ma sellest teen teile rohkem kontenti. Aga praegu ma panen kinni, enne kui ma autole jään. Tere hommikust. Täna on esimene koolipäev, kui ma seal blogi jooksul teile hommikul kooli minnes filmin. Täna on neljapäev ja ausalt öeldes ma olen päris väsinud. Tattles kurku. Ühesõnaga, eile oli tantsuklubi, Maaduse tantsuklubi Tiigiseltsimajas ja see hakkas kell, see hakkas kell 8 ja lõppes kell 10. Siis kui ma kell 10 koju jõudsin, ma pidin veel, tegelikult ma jõudsin 10:30 koju, pidin veel pesus käima. Tahtsin õppida, aga ma ei saanud, sest Kertu oli kõik ära teinud. Nii et Kertu, kui sa seda vaatad, siis ma tänan, ma lihtsalt ei jõudnud. Ma võtsin arvuti kätte, ma oleks teinud, aga sa olid kõik ära teinud. Nüüd tänan, aga ja ma olen suht väsinud. Aga eile tantsuklubi oli väga tore. Sai palju tantsida, 2 tundi. Nii et ja täna on suht palju teha. Trenn on täna. Täna on palju õppida vaja. Ja eks ma teid siin päeva jooksul üritan update'ida. Nii et ja. Hello, ma tean, ma ei jõudnud teiega täna päeval rääkida ja ma ilmselt ei jõua ka praegu, mul 1%, aga ma tahtsin teile lihtsalt rääkida seda, et mul on siin silma peal tekkinud odraiva. Sajab mind nii närvi, sest mul on selle silmaga natuke valus pilgutada ja ma tundsin seda trennis, et mul hakkas valus. Ja ma lihtsalt loodan, et see läheb ilma probleemideta ise lihtsalt rahulikult ära. Ma saan aru, ta tuli külla, las ta rendib 1 päeva tuba, aga ta võiks hästi ruttu ka lahkuda mu ilusast toast. Ma võin järgmisele kliendile seda koristada, eks ole? Nii et ta võiks nagu siit, nagu te ei näe ilmselt, aga ma panen siia pildi. Milline see nagu on. See on päris halb. Ja ma kardan, et see on hommikul hullem. Nii et ja. Näeme teiega homme ja ma loodan, et teil tuleb imeline uni. Tere hommikust! Kell on kohe 8. Ja nüüd võib-olla juba ongi. Ja ma pean täna minema 8:30 ja ma olen varem. Ja ma tahtsin teile rääkida, et mul on iga hommik traditsioon kuulata seda Noblessneri kontserti ja unreleased lugu, mis Sam tegi. Aga Samil tuleb ka uus lugu. Ma ei tea selle nime. Pole teadlik sellest nimest. Aga see on ka nagu nice. Mäletan teile see klipi. Usalda mind kallis, ma olen maailma näinud. Ma olen Põltsamaal Vinninsa pea paluas käin. Ma kõik saared läbi sõitnud, loksunud ja kõikunud. Liiga palju kaotanud ja liiga vähe võitnud. Pool päeva hiljem ma olen ikka veel siin. Ma kõigun 2 poole vahel, peksab adrenaliin. Sest ma olen loomustunud joobastuses, jätkame nii. Ma palun jätkame nii, ma palun jätkame nii. Sest vaata mulle otsa ja siis ütle, ma olen sinu. Ma olen sinu, ma olen sinu ja nüüd pigista silmad kinni. Väldi minu vigu, minu vigu, minu vigu. Ja siis keeruta veel kord, kuni aega meil veel on. Ja aega meil veel on, langed nagu Babylon. Sõidab edasi see rong, sõidab edasi ja nii on, ja nii on, ja Mõtlesin teiega natuke veel jutustada. Et ühesõnaga, täna
mul lõpeb kool 11.50 ja siis pärast pärast kooli ma lähen koju ja nüüd hakkan videot monteerima, sest ma tookord ütlesin küll, aga ega ma sellega kuskile ei jõudnud. Täna on suht hard päev selles mõttes, et meil on geograafias 2 hindamistööd. Üks suur töö kontrolltöö Euroopa looduse peal ja üks väiksem töö rahvageograafia mingi teadmise kontrolli peale eelmise tunni põhjal. Nii et ja siis ma lähen koju, hakkan monteerima. See õhtul on bänd, mul on individuaaltund ka ja siis rohkem ma praegu ei tea. Nii et ma loodan neid update'ida, ma loodan mul meeles. Kuulake seda linnulaulu. Jumala, see on nii ilus. Ja nagu see on märk, et meil on kevad. Nii, hello. Kuulen läbi, muidu. Ma ise väga siit kaamerast midagi ei näe, sest mul on päike selja tagant. Aga kevad oli siuke ma kirjutasin. See oli vist skagerat või mingi siuke, mina kirjutasin sagerat. Ja siis oli vist oli mingi Omega järv või mina kirjutasin Ooslava. Siuksed fail vead, noh. Et jah. No ma loodan, et ma saan 5. Kui ma 5 ei saa, siis 4 ma loodetavasti vähemalt ikka saan. Nii et jah. Aga ma lähen koju. Tahan süüa, ma tahan kohvi. Ja siis mul on pillitund mingi kell 3 vist. Ja siis jah. Eks näis, mis see reedeke toob. Hello. Mul isegi on meelest teid update'ida. Ma praegu kõnnin suht kiirel saab ma... Oi jumma jõudur. Oi jumma. Ma oleks praegu rattal. Aga ma kõnnin suht kiirel sammul koju. Sest mul hakkab kell 3 tund. Kell on 2 midagi. Suht mingi poolest läbi vist. Ja nagu näete, ilm on ikka ilus. Ja ma käisin väiksel shoppingul. Ma ostsin ühe triiksärgi. Sinist värvi. Mis on siuke minu arust hästi kevadine. Oh my god, miks siit nii hea nagu valgus on. Karvad on suus küll, aga ühesõnaga ühe jakki, selle triiksärgi, ma ostsin nii-öelda selle jope asemel. See on nagu suht talvekas see jope. Siuks kevad jaki värgi. Kui ma jõuan, siis ma tahaks teile kodust näidata seda jakki seljas. Triiksärki ma vist ei jõua. Aga ühesõnaga ma otsustasin, et ma tulen jala, et ma saan jala kiiremini. See tegelikult on tõsi, ma läks 10 minti pidanud ootama, aga ma saan võib-olla nagu täitsa pekkis, võib-olla saan nagu vahepeatust peale minna. Nii et jaa. Ühesõnaga, nüüd tulevad inimesed ja ma räägin teiega edasi. Ma olen ilgelt kaua tahtnud lihtsalt jalutama tulla selle ilmaga. Aga ma võiks praegu vabalt joppe ära võtta, ma olen nii valav. Nii. Aga ma tahtsin teile midagi veel rääkida. Ma ei tea, kas te olete kuulnud siuksest asjast nagu T-viit. Ühesõnaga,
kõik noored, kes mind jälgivad ja tahavad tegeleda mingit moodi sotsiaalmeediaga, sellega kokku puutuda, siis David otsib praegu sotsiaalmeedia vabatahtlikke. Sinna saab kandideerida Davidu kodulehelt. Mina, muide, kandideerisin. Sellest ei saa raha ja nii edasi on ju. Aga see on ülikasulik, kuna mulle nagu sotsiaalmeedia väga meeldib ja ma tahan sellega tegeleda, siis sellega on nagu see, et vahetan kätt. Siis sellega on nagu see, et nüüd ma natuke näen ka teid päriselt. Ühesõnaga, sa saad nii palju uusi kogemusi, see on nii hea võimalus ennast proovile panna ja see on nagu, sa saad teha midagi head vabatahtlikuna ja ühesõnaga, minge kandideerige kõik, kellel on huvi ja värki. Mina panin oma soovi teele. Mina soovin hakata vabatahtlikuks ja siis 5. aprilliks saame siis teada, kas ma olen vastu võetud või ei ole. Siis seal nii-öelda lehel oli ka küsimus, et kas ma saaksin osaleda 17. aprill Tallinnas nii-öelda vabatahtlike ei ole koolitus, kohtumisel, midagi siukest. Mina saan, sest see vaheaeg minul on vaba, see toimub Tallinnas. Ma elan Tartus, ma pean minema Tallinnasse. Aga kui ma saan nüüd sinna Davidu, siis ma arvan, et see on väga hea. Ja ma arvan, et kogu selle YouTube'i kõrval on see väga nagu lahe. Ja ma kirjutasin ka, et ma sooviksin nagu olla just see, kes on pigem kaamera ees. Sest ma tunnen nii vabalt ennast. Mind monteerida ma ei oska. Ja seal oli ka küsimus, et mida sa tahaksid arendada seal Davidus. Mina ütlesin monteerimist. Sest kuna ma teen YouTube'i ja ma ei oska videoid monteerida, siis ja mul on lihtsalt mingi äpp, kus ma videot kokku panen ja sinna mingid asjad juurde panen. Aga see ei ole see sama, on ju. Nii et ja, ühesõnaga david.ee, minge kõik kandideerima. See on see lugu. Kas ma tahaks midagi veel räägida ja rääkida? Ma ei teagi. Vot. Ma olen päris palju juba jõudnud ära kõndida. Inimesed. Mul on jätkuvalt nii palav. Lähen põhimõtteliselt koju ja ma lähen kohe enda pillitundi flööti tuututama. Ja siis tunnikene on aega veel, vist 1,5 isegi, pärast minu pillitundi. Ja siis meil hakkab bänd. Ja meil tuleb, kas ma rääkisin teile, et meil tuleb 17. mai kevadkontsert Ermi teatrisaalis. Ja siis meil on ka Soome festival, kuhu mina kahjuks minna ei saa, sest mina lõpetan samal ajal. Aga ma arvan, et neil, kes sinna minna saavad meie bändist, on neil väga tore. Sest mul on endal äge mälestus eelmine aasta Kaunasest. Te saite Kaunase vlogi ka või? Ei saa. Te saite Palanga vlogi, kui ma käisin perega, mitte bandiga. Aga jaa, bandiga meil oli ülilahe nagu. Meil oli ma tahan kogu liiklust jälgima. Meil oli nagu kogu vaba aega teha oma asju ka. Sain linna peal käia. Ma ostsin Hesburgerist jääkohvi, mis oli ülihea. Siis me ostsime mohitot. Me tegime mohitodega pildi ära. Ja järgmisel hetkel me hakkasime neid jooma ja Maret lükkas oma küünar. No ongi, ma olen nii halva teeb sinu vlogiga, aga Maret lükkas küünarnukiga oma mojito maha. See maksis 5 euri klaas. See oli päris kallis, aga meil oli nii chill. See oli hästi ilus ja kogu see Kaunas ja värk. Ühesõnaga,
ma võin teile jätta siia mõned pildid Kaunase reisist. Ja jah, ega muud ei olegi. Ma räägin teiega sellepärast, et mul on põnev on koju minna. Ma olen teiega 7 minti rääkinud. Ise hingeldan siin nagu ma ei tea, mis asi. Ühesõnaga, ja mul on ilgelt palav. Ühesõnaga, ma näen nagu välja ka, ma ei tea, mis asi. Nii et, ühesõnaga. Vot. Nii et jah, ühesõnaga, näeme teiega hiljem, kui mul on meeles teid update'ida. Nii et jah. Tšau! Nii, kuna mina tiksun nüüd autos, ma olen juba oma uue jakka, ma ei näitanudki teile, ma olen ühesõnaga oma uue jakkiga juba ringlemas. Ma olen autos, me oleme praegu lasteaia juures, Piret võtab oma lapsed ja siis me lähme poodi jäätist ostma, me tahame midagi head, aga samas praegu on nii palav ja värki ja siis me mõtlesime, et inimesed mul siin autos kõrval ja siis ma põuneerin siin vlogi. Ühesõnaga jah, nii kevade tunne, nagu prillid on ees, mõnus on olla, mul on aken kõvahti, tuuldub. Nii et ja, nüüd väike kerli kingitud kõrvarõngad ja soeng ja perfect. Mis raadiost tead tuleb? Ma sain auto käima panna. See on see Alex Warreni uus lugu. Vist. Kas Elmar on kuskil või? See on võimalus. Keeruline. Või... Meil on Elmarit vaja. Üks vähemalt kõnekam on see. Ja mälet Morre ja vaata siis... Nii et jah, ühesõnaga, kui me poodi lähme, siis ma tahan uuesti auto käima panna. Ma tahan nii väga autoload ära teha, lihtsalt nii väga. Ma nii väga ootan seda hetke, kui ma saan autoload ära teha. Ja Piret lihtsalt vaatab aknast ja naerab. Nagu ta näeb, nagu mina teda näen, aga tema mind ei näe. Nii et ta ei tea, et ma näen teda, ta ei tea seda, et ma näen, et ta näeb. See võib päris veiderna vähe välja, kui ma telefon on mingi akna peal ja siis ma filmin siin. Ma saan aru. Ja jah. Ja siis ühesõnaga me lähme jäätist ostma. Peaaegu oleks me jala tulnud. Jumal tänatud on meid olnud. Ma juba kõndisin, ma ei jaksa rohkem. Kus täna on pillitund? Me lähme võib-olla Piretiga õhtul jooksma. Nagu saate aru või? Okei, Piret tuleb. Me lähme võib-olla õhtul jooksma. Niimoodi, et kui Piret ei saa Einhardi kuskil ära panna, siis ta tuleb meiega käruga niimoodi, et ma jooksen niimoodi, et Einhard on kärus ja ma lükkan käru. Ja ühesõnaga, rohkem ei fauneeri teiega, sest Piret tuleb ja ta mõtleb, ma olen imelik pääst. Vot. Ja praegu veel vist ei tule. Mulle tundus, et tuleb. Nüüd ja õigu taga ma tahan sõita. Nii väga. Tahan nii väga autojuhiluge. Nii väga lihtsalt, oh my god. Ja vot. Ja, aga davai, näeme teiega mingi karv räigelt häirib. Näeme teiega hiljem, kui ma teen midagi muud. Polegi teile täna vlogneerinud. Okei, ma ei tohi mõelda siuksed lolla sõnu välja. Aga meie tulime Meenikunno rappa. Ja üliilus ilm on, ülipalav on. 15 kraadi on õues. Ja siin on üliimelik näha, kui vee peal on nagu jää. Ma filmin siit poolt ilusam. Sest nagu see on nii veider, väljas on nii soe ja siis on kuskil jää või lumi. Aga ja siis me tahame veel meie maakodust läbi käi korra. Robert küsis, mis ma teen. Ma teen vlogi. No miks mitte? Ja siis ja meil on Ensuga kaasas. Aga ta on nii väike ja ta kõnnib nii. Ta tahab täiega ise kõndida, aga me kõnnime temaga nii aeglaselt. Sest ta on nii pisike. Siis meil läheb räigelt aega. Kell on päris palju juba. Nii et ja, see on tänane päev. Ja mis ma tein täna?
oi, siin on märg. Appi. Okei, sain läbi. Nii et ja, vot. Eks ma üritan update ida, kui mul on meeles. Mõtlesin teiega kolmalt poolt, nüüd see väike on kolmalt poolt, ma normaalselt rääkida saan. Kuna Piret on ikka taga, see on okei. Siis ma kõnin hästi siukse rahulikul viisil ja ma olen praegu üksinda ka. Robert läks ees. Siis Pireti vennale ja nendele Pireti pojale ja kõigile neile järgi. Einhard kisab seal. Minna. Kas ma mõtlesin, ma räägin teiega. Ma küll ei tea millest, sest ma oi jumal. Enda teada olen kõik jutud ära rääkinud, aga jaa. Ja see on hästi mõnus, nagu selles mõttes siin on natuke tuuline, on ju. Nagu mul on jakk on nagu ümber. Ikkagi kaasas selles mõttes. See on hästi nagu mõnus ja vaikne, tuulekohin on. Täpselt nagu mere ääres oleksid. Ja siis ma nüüd ootan, kuna Piret järgi jõuab. Siis Piretile äkki üksi seal nii. Ossa, issand, ma praegu sisse kukkunud rappa. Nii et ja selles mõttes mul ei ole midagi teiega jutustada. Ma olen kõik tähtsad jutud, mis mul on ära rääkinud. Ja mind ilgelt häirib see, et ma ei jaksa hoida telefoni. Ma tahaks nagu selles mõttes ilgelt magada, sest see õhk on ju teeb nagu siukseks uimaseks ja see kõik nagu see rahulik kõnd on ju, see nagu ei ärata. Aga kui tuleb tool, siis ma istun ja ootan Pireti ära. Muidu. Näed, kohe ongi see vesi jääga siinsamas kohe. Nii et meil on hästi tsipa veel kõndida. Ikkagi enamus oleme ära kõndinud. See on niimoodi, et sa pead kõndima taha vaatetornini. Ja vaatetornist siis nagu tagasi auto juurde, et siin ringi teha peale ei saa. Aga jaa, kas meie Grete on seal? Kas Priit ja Marianne ka või? Vist jah. Ühesõnaga, ma jõuan nende juurde, nii et ma nüüd ei filmi. Muidu on imelik. Tere hommikust! Täna on pühapäev, aga ma ei ole siin selleks, et teile tänast päeva näidata. Vaid ma olen siin selleks, et nüüd ometi lõppude lõpuks see vlog ära lõpetada. Mul on hea meel, et ma võtsin ennast kokku ja lõpuks teen teile vlogi. Ja ma võtsin endale eesmärgiks iga kuu vähemalt 1 video postitada. Vähemalt 1. Kui tuleb rohkem. Aga ma loodan, et te nautisite seda vlogi. Ma loodan, et ka teil on hea meel, et uus video tuleb. Ja kui teile see video meeldis, nagu ikka, visake thumbs up ja kui te ei ole veel subscribe'inud, siis te võite ka seda teha. Nii et jaa, ma loodan, et teil oli tore koos minuga ja näeme juba järgmises videos. Tšauki!